kaks, aga nüüd peaks seda tegema seda. Seega siis volikogu koorum on koos ja me võime asuda tänase volikogu päevakorra juurde ja nagu ikka, esimene päevakorrapunkt on siis esimene punkt on siis päevakorra kinnitamine. Palun siis kohalolijatel või on arvamusi päevakorra osas. Ettepanek kinnitada, seega siis palun siis märku anda või palun hääletada elektrooniliselt siis päevakorra kinnitamise poolt, vastu või erapoolt. Käesoleva hetkega siis on kõik volikogu liikmed kohal ja ennasti volisesse sisse. Ja andke siis ka märku, kuidas päevakorra hääletused on edasi lõpetatud. 20 poolt häält on. Ja, ma näin ka, et päevakorra hääletamine on siis kinnitatud häälteenamusega poolt 20, vastu erapooletuid ei ole, hääletamata jättis 0, aga miks ta niimoodi jättis? Mina siis jõud hääletama. Selge, aga päevakord on siis sellised kinnitatud ja lähme päevakorra menetlemise juurde. Ja esimene päevakorra punkt on meil siis Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine. Ettekandjaks on siis räägitud mind. No, selles suhtes väga palju lisada ei ole. Eelmises volikogu istungis räägitule, et Tartumaa omavalitsuste liidu tegevjuht siis Sven Rodeluks tegi ettekande, liikmed said küsida, arvamust avaldada, kas on tänaseks need tekivad küsimused arutelu teemasid, küsida pole täna hetkel väga kellegi käest, aga kas on arvamusi? On ikka arvamusi, et võib. Et siis ma lugesin seda arengustrateegiat igatpidi ja äkki ma olen midagi nagu volikogu liikmena kuskil maha või kes seda, kuidas meie võime vaadata selle arengustrateegia koostamisse. Siin on väga ilusad punktid sees ja enda operatsioon muidugi on eraldi teema, aga väga ilusad punktid on sees siin, et teeme ja oli, et seisame ees kultuuritöötajate praegusel eelarve, nagu ma aru saan, eelarve koostamisel meil läheb hoopis vastupidi. Me hakkame kultuuritöötajaid koondama, rahvamajad hakkame kinni panema, palkasid hakkame vähendama. Et mis see arengustrateegia nagu meile annab, et kui me ei saa, ma ei oska öelda, kes selle koostamise juures oli, mina ei tea sellest mitte midagi. Ja siin samamoodi on igasuguseid huvitavaid probleeme ja hüüdlauseid üles
praegu moodi me hakkame seda tegema, mis see maksma läheb, kus me, siin ei ole nagu sellistest asjadest sõnagi, et selline on minu arvamus, et mina näiteks, muidugi see mõistlik on vastu võtta, aga ma ei saa aru nagu, milleks seda vaja. Palun, kommenteerida, kes praegu osalevad. Ma lisan siia omalt poolt, et aasta aega käisid 8 omavalitsust koos, olid teemagrupid, arutati, kirjutati koostöö kokku, tegevuskava tuleb sellele veel järgi, aga kõikide omavalitsuste ettepanekud on siia kirja pandud ja kõik on selle ühiselt läbi mõeldud. Meie vallas, ma ei tea, ka teistes valdades, kas rahvamajased suletakse, mina ei tea Tartumaal, siis kultuuritöötajate, kui te eelarve kirjutate, siis meie kultuuritöötajad saavad ka palgatõusu. Kõige enam kultuuritöötajad nimetame, osa on MTÜ juhatada, ta on ka kultuuritöötaja, tema siis ei saa palgatõusu. Kuigi ta tegelikult kultuuritöötajad. Me oleme MTÜ-dele samamoodi arvestanud sinna sisse. Jah, aga kas see sama, see meie kõige suurem probleem, 24 aastat minna üle eestikeelsele õppele, meil tõenäoliselt tuleb see otsus kunagi ära ja hakkame Kolka kooli sulgema, peame hakkama uusi koolimaja suurendama, ma ei näe seda kuskil siit. See on arengukava 2040, ehk siis kui täna aasta 2023, siis on meil 17 aastat minna ja see on suund, see on suund. Ega ma vastust ei saanud, aga ega ma ei tahtnud vastust saada, aga minu mõtteavaldus. Aga arengukava ongi suuna võtta. Jaa, selge. Aga ma tahaks veel repliigi korras öelda seda, et kui selline härrasmees nagu see Dobrevõtskunst tuli meil siia seda ilusaid neid värvilisi pilte seina peale laskma. Järgmine kord, kui selline inimene tuleb meil volikogusse esinema, valmistab ennast ette, viib ennast meie muredega kurssi. Kui tema käest oleks pidanud seal midagi küsima, mis meid puudutab, ta ei oleks otsust seda vastata. Et inimene tuleb, paneb mingisuguse värvilised pildid seina peale, räägib selle sama teksti, mida ma oleks lugeda, pool tundi maha lisatud aega, ja ma oleks neid volikogus hiljem. Palun, järgmine kord, kui keegi tuleb esinema, valmistab ennast ette, ostaks meie inimeste, meie valla muredega ennast kurssi. Tema on omavalitsuse juht ja ta ei pea kõikide valdade muredega kurssi olema. Selleks oleme meie. Meie linna mees, kõik tema eest. No nii, aitäh. Külli on käsi püsti, palun. Kommentaariks, et need ongi suure võistluse dokumendid ja neid ei tasuks nagu alahinnata neid suuri plaane, visioone, arengustrateegiaid, et mulle ikka meeldib nende puhul seesama lause, mitte minu väljamõeldud, vaid et kui me ei tea, kui me tahame minna, siis viib meid sinna iga tee. Et kui me teame, missugused on plaanid, siis me vähemasti nende järgi saame suunduda. Et tuleb hakata liikuma ja kohandada seda vaja. Nii, aitäh. Kas on veel sõna soovijad? Et ei ole. Sellisel juhul panen siis hääletusele, et kes on siis määruse kinnitamise vastuvõtmise poolt Tartumaa arengustrateegia 2040 heaks kiitmine. On siis hääletusele pannud ja hääletada on kui sa hääletada on vastu ära. Hääletus on lõppenud. Nii, hääletus on lõppenud tulemusega 20 poolt, vastu 0, erapooletuid 1. Seega on siis
kiidetud Tartumaa arengustrateegia 2040. Läheme siis päevakorras edasi ja järgmine päevakorrapunkt on Peipsiääre valla Kallaste vaatevorm projekti muutmine, Kallaste keskväljak ja promenaad projekti vastu. Ettekandjaks on vallavanem Kaudo. Kas sa tahaksid juurde saada? Jah. Kes on taga? Ei, võiks siin võtta kuulda. Nii, aitäh teile, et minu ettekanne Peipsiääre valla Kallaste vaatetorni projekti asendamine siis teise objekti vastu, see on Kallaste keskväljak ja promenaad. Et me teame, et Kallaste vaatetorni jaoks Riigi Tugiteenuste Keskus võimaldas meile, eraldas, on õigem öelda, 270 000 toetust. Omafinantseering sellest oli 90 000 ja kogu planeeritud summa oli 360 000 eurot. Me sõlmisime ka volikogu loal 6. detsembril selle eelmise aasta lõpus 2022 Kraama ehitusega OÜ-ga lepingu. Töövõtulepingu kogumaksumus hanke tulemusel oli 502 350 ja 48 eurot koos käibemaksuga. Omanikujärelevalveleping sõlmiti OÜ Tarindiprof maksumusega 5880 eurot koos käibemaksuga. Kallaste vaatetorni projekti omafinantseeringu osa tõus oli 25%-lt 64,5%-le. Et see on väga suur tõus meie jaoks, et mõelda nüüd, et kuhu me 500 000 paneme. Ja toimus ka esimene ehituskoosolek, kus siis selgus, et see ei ole veel piirdunud sellega. See oli juba esimesel koosolekul, et selgus, et digitaalne sissepääs lisandub juurde, kus on 10 inimese nõue, tuleb tagada, et torni ei mahuks või läheks rohkem, see on turvalisus. Trepi ümberprojekteerimise vajadus, see tuli ka turvanõudest. Päästeamet ei kinnitanud seda treppi ära, sest kui sealt tekib olukord, kust on vaja päästa inimesi, siis need vahekõrgused ei olnud sellises lubatud suuruses, pidid suuremad olema. Torniklaaside erinõude täitmine, seal üleval see vaate 360 kraadi oli lahendamata, et milline see turvaklaas on, et kas ta kukub sealt alla tükkidena, kukub ta sealt tervena alla ja ka see tuleb ära lahendada, et ta oleks inimestele ohutu. Küttelahendus samamoodi, kuna see on tegelikult, oli mõeldud ikkagi aastaringselt kasutamiseks, kus on näitused sees, siis ilma küttelahenduseta ei tule ükski näitus sinna sisse ja me ei saa seda talvel avada. Ja niimoodi nagu koorus ja koorus järjest ja lisatööd on näha, et sinna lisandub juurde. Samuti tuleb arvestada sellega, et meil tuleb sinna üks töökoht, et ühtne temperatuur tuleb säilitada ja lisanduvad siis hoone püsikulud. Sellega peab ka arvestama. Miks me siis loobume vaatetorni ümberehitusest? Ja sellepärast, et see on ebamõistlikult kalliks kujunenud projekt. See ei toeta meelelahutus- ja ajaveetmisvõimalusi, nii nagu me seda mõtlesime. Ja üksinda ei täida eesmärki see sama vaatetorn, et turistide meelitamisel ja kohaliku elu elavdamisel. Kuidas tagada Kallaste linnale kestlik areng? Et uuringud on näidanud, et inimeste elukoha valiku peamiseks kriteeriumiks on hästi planeeritud, harmooniline keskkond. See tähendab, et ka arhitektuurne esteetilisus. Seega tähtis on tervik, mitte üksikud õnnestunud objektid. Mis on meie eesmärk? Kallaste linnas oleks hea ja turvaline elada. Meelitada linna noori peresid.
Selleks vaja kindlasti tekitada töökohti ja seda saab luua läbi ettevõtluse. Ettevõtlus tekib aga piirkonda, kus on piisavalt kliente. Kuidas meelitada linna külastajaid ja kes võiksid olla mootoriks kohaliku ettevõtluse käivitamiseks? Idee on kasutada ära Kallaste linna imekena looduslik asukoht ja juba olemasolev arhitektuur, nii 19. sajandist pärinev tänavate võrgustik ja hoonestu, kui ka 20. sajandi keskpaiga suurejoonelisus ning luua arhitektide ja maastikuarhitektidega koos terviklik lahendus Kallaste linnaruumi arendamiseks. Ja nii sündiski mõte, et see keskväljak on kindlasti olulisem meie kohalikele ja on ka suurema maakondliku mõõtmega. Ja Tartumaa Omavalitsuste Liit andis esialgse nõusoleku selle MATA projekti taotluse asendamiseks. 19. detsembril on see kiri küll koostatud, aga allkirjastatud oli 21. 2 päeva isegi hiljem. Et 22 ma juba teavitasin ka kõiki teisi osapooli, et selline võimalus on meil olemas, et kas minna edasi. Ja nii me hakkasime kohe tegutsema ja muudaks projekti Kallaste keskväljak promenaadiks. Et lähteülesande koostamine on kompleksne, tuleb läbi mõelda kõik funktsionaalsused, parklad, juurdepääsud, erinevatele sihtrühmadele mõeldes, turvalisus, kõik arenguperspektiivid, mis võiksid seal olla, et ettevõtlus tuleks ka kesklinna. Samuti peame arvestama riskidega, arvestada kohalike elanike vajadusi, erinevaid piiranguid, keskkond, meil on seal kallas, mis on nagu võib meile takistuseks saada mingite projektide tegemisel. Samamoodi on reaalset ressursse, võib meil puudu tulla, aga siin on nagu pluss see, et me saame teha seda etapiviisiliselt, me saame seda juba kasutama hakata, aga vaatetorni, kui ma teen etapiviisiliselt, ma ei saa kasutusse võtta. Samuti peame arvestama, et siin võib tulla võimalike arenduse venimisi ajas. Meil on nagu pluss on see, et Tartumaa Omavalitsuste Liidul on just käimas ja meie oleme liitunud 2-aastase projektiga Loov vald. Sellest ma rääkisin ühes volikogus ka. See annab meile võimaluse, et meie ruumi paremini planeerida ja sinna tuli esitada ideid ja juhuste kokkulangevus on see, et meie keskväljaku idee oli juba sinna esitatud ja me ka võtsime, et me saame sealt tuge spetsialistidelt ja nüüd esimene toimubki 27. 28. jaanuaril sellel aastal ja saame osa võtta sellest häkatonist. Ja kuna me nüüd, kui me projektiga vahetame, siis on meil ka raha olemas, et kui me saame spetsialistid, mentorid endale abiks, siis on see eriti hästi. Meil on abiks on siis ka, meil on meeskond moodustatud ja meeskonda kuulub Kallaste linna elanik Ekaterina Tõlnikova, Sibulade eestvedaja Liis Lainemäe, mina ise ja meie arendusspetsialist Kristina Virro. Ja nii me näeme, et nagu inimeste kaasamine on sellesse projekti parim viis. Ja siin lõppu ma olen ka märkinud, et kõik ideed, mis sinna nagu esitati, ei pääsenud, nii et see Kallaste kesklinna idee pääses sellesse vooru. Projekti eelarve selles vahetuses jääks samaks. Ehk siis RTK poolt 270 000, omafinantseering, mis nüüd siis tegelikult volikogus on juba kinnitust saanud, on 232 350 eurot
kogumaksumus siis seesama, millega me hankelepinguga oleme sõlminud, küll ehitajaga, kellega me peame siis, kuidas te täna otsustate, tuleb see leping lõpetada. Mis siis edasi toimub? Plaanis on korraldada keskväljaku uuendamise ideekonkurss. Ja esialgne ajakava näeks siis ette seda, et me hakkame kohe tegutsema ja kuulutame välja hiljemalt 1. märtsiks ideekonkursi. Konkursi lõpp on maikuu, siin on mõeldud 1. maid, et meil on nagu 2 kuud ja seda aega. Promenaadi ehitusprojekt tuleb koostada, see on siis september ja ehitushankes oleme oktoobris. Ja ehitustööde lõpp on planeeritud kevadesse 2024 ja 2024 on ka Tartu 2024, see oleks eriti nagu väga hea. Ja selle perioodi me peame jääma sellesse sama perioodi tähtaega, ehk siis hilisem tähtaeg on oktoober 2024. Aitäh! Aitäh ettekandjale ja lugupeetud volikogu liikmed. Järgmiseks siis küsimuste ja arvamusavalduste poole. Väga huvitav projekt. Reaalselt promenaadiga mul on nagu kohe silmi ees on aru saada, kus promenaad tuleb ja mis on promenaad. Aga mis on keskväljakuga tehakse? Keskväljakuga? Jah. Keskväljakuga on, seda on vaja uuendada kindlasti, ta ei kutsu nagu ettevõtlust sinna praegu. Aga kuidas me uuendame, et ettevõtlus tuleb sinna? Aleksander, kas te olete käinud näiteks Elva keskväljakul? On teinud. Jaa, seal on ettevõtlusmajakesed. Midagi sellist. Samamoodi tahaks, et see oleks kaasaegne, niimoodi, et noored tuleksid sinna. See on nagu ilus vaadata. Üle Eesti on tehtud Eesti Arhitektide Liidu poolt väga mitmeid keskväljakuid. Ja sinna lähevad inimesed, sinna koonduvad inimesed. Et seda tahaks nagu Kallastele ka. Kunagi see liit tegi meile ettepaneku ja minu mõttes see projekt, ainult projekteerimine, siis 30-40 tuleb. Projekt võib olla kallis, jaa, aga eskiisi me jaga, pigem me läheksime läbi ideekonkursi. Eskiisi me tellima jaga. Kust kindlus on, et me poole milliga saame hakkama? Ei olegi. Selles mõttes, et, aga me ei ole ka kindel, et vaatetorn poole milliga valmis. No vaatetorn on see, et te rääkisite, et on vaja inimestel. Samamoodi nagu see maja siin hiljuti anti Alatskile lossile, seal oleks saanud vaatetorni tegutsemiseks anda Kallaste arendusele, seal inimesed on ja inimesed võtma. Vaatetorn tooks igapäevaselt raha, ma olen omal ajal uurinud, kui palju vaatetorni külastajad on keskmiselt 20 000 aastas, kui vaatetorn avatakse, siis kuni 40-50 000 inimest käib läbi, paneme 2 euri sissepääs, see on peaaegu 100 000 esimene aasta oleks tagasi tulnud, ütleme niimoodi 5-6 aastat oleks see laenu raha, mis oleks vald võtnud, oleks tagasi tulnud ja vald oleks on. Ja ütleme niimoodi, halva raha oleks kergem, kui meil oleks Kallaste arendusel oleks vähem raha maksnud, kui inimesed ei oleks pidanud maksma, Kallaste arendusel oleks saanud hakkama ise. See oleks kergem. Jaa, ma saan su mõttest aru, aga kui ma vaatan nagu see tornist ei paista välja see 500 000. Tegelikult see Kallaste elanik ei saa sellest aru. Ja tegelikult, kui sa käid ühe korra sellest tornis ära, sa rohkem ei tule. Aga keskväljakule sa lähed ikka ja sa lähed jälle. No kohalik läheb, aga turisti ikka. Maailmas turisti päris palju. Kui nii mõelda, et kui üks kord Soome turist tuleb Eestisse, ta ei tule tagasi Eestisse ikka. No nii, arvamus on välja öeldud ja palun, kes on öelda.
hetkel me ei tea, meil ei ole hanget, eks ole, meil ei ole ka ideekonkurssi, aga 500 000 on piisavalt selleks, et kindlasti 1 või 2 etappi ära teha. Pool aastat tagasi raha piisab seda tootmist ka. Praegu pool aasta läbi raha ja siis praegu me teeme nii, et me vahetame valmis projekti sinna tegevusesse aasta. Me teeme nii, et meil see praegu ainult sinna käib. Me ei saa nii teha, sellepärast et 270 000 on meile antud RTK poolt. Me peame selle ellu viima. Kui palju maksab meie keskvälja? Umbes. Ega keegi ei tea. Ütleme niimoodi, et ma mäletan, kui kooli ajal tahtis sa promenaadi teha, minu meelest oli 150 000 see ehituspakkumine, aga see oli, ütleme niimoodi, 7 aastat tagasi, täna korruta promenaadi 3-ks, 4-ks on ainult promenaadi ja keskväljakule ei jõuagi promenaadi teha. See võib niimoodi olla, et ma räägingi, et see on etappide kaupa, aga midagi on meil olemas. Kus on kindlus, et ikkagi need teised etapid lähevad veel? Nii, Väljale küsimus, palun. Jah, mul on üks küsimus, et kui te lähete üles selle kõik, et antakse kogu see Kallaste linna see tuleviku nägemus ja kõik need tänavad ja värgid ja kõik asjad, eks ole. Ja nüüd praegu, kui ma õigesti aru saan, on tegemist ainult keskvälja põhistusega. Või on seal tulevikus mitu etappi, see. Ka praegu. Ka põhiluskeskus arvestab seda, et muidu kui projekt on täisprojekt ja on olema projekti lõpuni valmis, siis on korrutame selle summa. Jaa, meie lähtume nende maksimaalsest summast praegu 270 000 ja sellega, kui meil on selge, mis on keskväljaku ja promenaadi hind, siis me teeme otsuse, kust me alustame. Me võime teha, võib-olla me saame kõik selle, siis me teeme kõik. Kui me saame promenaadi või teeme keskväljaku, siis on valikukoht üks nendest. Aga me võime ka edasi minna uuemata projekti toetusega teise etapi jaoks, aga summa on RTK poolt praegu 270 000. Seda küll, jah, aga peab olema projekti lõpuni valmis näiteks, et RTK ei anna raha, kui ei ole lõpuni tehtud see projekt. Jah, ega me ei ole kindlad vaatetorniga samamoodi, kas me saame valmis, siis ma ei saa seda üldse poolikult kasutusse võtta, sellepärast mul on uks kinni. Nii, jaa, okei. Palun veel, kes kellele küsimusi või? Mul oli ettepanek, äkki on vaja küsida Kallaste rahva käest, mida teil rohkem vaja. See praegu linnaarendus on eeskonnas ainult kliinika. Ta ei saa seda otsust teha. See on vaja küsida, aga võib-olla see... Kallaste linna on Kas vaatetorni osas tehti Kallaste linna elanikelt, küsiti? Ma arvan, et Kallaste linna elanikud teavad volikogus mitu korda käisid ja volikogu kõik liikmed olid pool, mitu korda. Ma arvan, et Kallaste inimesed näinud. Mina sain nagu küll aru, et eelmisel arengukomisjoni koosolekul oli selgelt välja öeldud, et Kallaste inimestega on räägitud sellel teemal. Et enamus teab, osad on vastu, osad on poolt. Et seda küll, et see on ikkagi väga vale väide, et ei ole räägitud, kindlasti inimesed teab. Ega ei ole muidugi seda tehtud sellist koosolekut, kus on protokoll, aga arutatud on. Ma ei tea, kas selle vaatetorni osas tehti protokoll, aga kindlasti on. Aga sama selle, ma tahtsin seda öelda, et nüüd kui me hakkame siin tegema igasuguseid küsitlusi, see kõik võtab aega, kas me sellega juhul mahume ajakavasse. Väga kriitiline ja... Ära sega vahele. Räägid üks saama ja palju. Minu küsimus oli, kas me see mahu, kui me teeme küsitluse, kas me mahume ajakavasse? Ma sain läbi äkki volikogu komisjoni üks esimees Külli Must, äkki sa toetad, andsid mulle ka info edasi Kallaste linna poolt. Ma mõtlesin ainult selle teate, et ma ütlesin, et seda tõenäoliselt nende käest
küsitakse, aga ma praegu täna vastust ei ole saanud, et nad ei ole koosolekut teinud. See peaks olema rahvakoosoleku teema sellisel. Aga ma sellest rääkisin, jah. Aga mul on nagu meeles, et ma ei tea, võib-olla seda inimest pole siin meie juures siis, et Kallaste inimestega nii palju, kui tema rääkis, olid kõik selle poolt, vähemalt nii palju. Kas oli Liidia Opikova? rahvast on rohkem selle poolt, kui vastutada. Mina olen rääkinud Kallaste inimestega ja nii palju, kui mina olen rääkinud, kõik on keskväljaku poolt, sest et selle mõju on lisaks väljapoole suurema kohalikule elanikkonnale tegelikult, mis see kohalik elanik seal Torinast peale on. Et ma ei tea, et see rahavood, mida Aleksander ütles, ma ei oska öelda, vastab see tõele või vasta, mis sealt eeldatavalt võiksid tulla selle külastatavuse pealt. Inimene jääb raha sinna. Jaa, aga kui meil on ettevõtlusmajakus, et meil on ettevõtlus või toob seda, see jätab rohkem raha kui 2 eurot. Ma olen sellest täiesti veendunud. See on väga hea idee, aga projekti ei ole. See praegu, see on tüli, ma tahan näha seda projekti ja pärast ma võin praegu. Kui me projekti ajakava praegu mul võeti seest ära, on maikuus, et nii kaua kindlasti ei ole mõistlik oodata, siis me jääme sellest kesklinnast ilma. Ma räägis ka, et eile oligi päris pikalt olemuses rääkida selle ja üks asi, mis nagu just panigi, kus võib ütelda ka seda, et komisjon oli üldiselt seisukohal, et see muudatus oleks teha. Ja see põhjus, miks nad mõtlesid, et oligi see, et küsimus ongi, kellele me keskväljakut kõiki teeme. Et kas see on eelkõige ka teised rahameid ongi, et need turistid, kes maksavad raha selle eest, või oleks kohalikud inimesed, kes saaksid iga päev selles mõttes nii nagu käekatsuda seda asja. Et kui see kogu aeg toimub igasugused erinevad üritused, need laadad, siis ongi see, et ta ongi selline, kui sa oleks mingi niisugune punkt, mis võib-olla see Kallastel rohkem tuntud, et tegelikult see ju parandab Kallaste elukeskkond. Ja selle küsimus ongi, et see on eelkõige mõte oli see, et teisel kohal on hetkel Kallaste elanik, kes saaks rohkem kasu kui mingi teine. Mis ei tähenda, et igavesest ajast igavesel on see tormiprojekt maha maetud, kui kõik muud asjad või olulisemad asjad või mingid muud teemad on tehtud, mida ma arvan, et peaks enne seda peaks saama, siis me jõuame selle tormi juurde proovime minna tagasi ka tegelikult ju. Jaa, ega see tegemata ei jää, kui meil on nüüd projekt olemas, ta lihtsalt jääb pausile nii kaua. Kui keegi võtab ta välja ja teeb sealt nagu edasi, aga mõistlik oleks nagu kesklinnast arendada väiksemate poole, mitte vastupidi. Kui see turist tuleb bussiga sinna, ja kui seal on 40 inimest bussis, siis nad ei jõua ära oodata, et 10 inimese kaupa seal üleval ära käia. Uskuge mind, see buss läheb minema. Tegelikult ka rääkides Kallaste inimestega, kogu aeg on see teemaks olnud, et Kallastel nagu ei tehta midagi, keskväljak on nagu on, eks ole, et täna on valgustuse asja, otsustasime just Vaarvoidu rahvas, et kõik käib niimoodi etapiviisiliselt, kuna on siidagi mõistlik, et see keskväljak hakkab aega. See peab valmis olema oktoober 2024. Mulle tahab ka enne vist olla. Plaanis võtme vahele, plaanis on ka tegelikult selle kanalisatsiooni projektid edasi mingi Kiriku tänavale, et seal pargimat meest, et see on ka plaanis kohe läheb. Jaa. Ja vales tuleb sõnastada. Aitäh, Külli, soovisin. Lihtsalt selle nagu projektijuhtimise kogemuse varasematest aegadest öelda seda, et selliste suurte projektide puhul see etapiviisiline tegemine on tegelikult täiesti realistlik. Ja kui tuleb ikkagi väga hea plaan ja on näha, et me saame teha näiteks selle esiväljaku või keskväljaku ja osa promenaadist, siis me peame suurema momendi koha pealt otsustama, et ega see ei tähenda
tehakse need ideekavandid, siis tegelikult suudetakse sinna juurde panna ka juba eelarve, et sa tead juba, mida sa siis täpsemalt suudad üldse ellu viia. Seal võivad tulla täiesti ulmelised toredad lahendused, seal võib tulla näiteks ka mingi kallaste ajaloo väliekspositsioon, mis on ilmastikukindel, et kui turist sinna tuleb, siis ta saab näiteks 3 erinevas keeles lugeda kallaste ajaloo kohta, ilma et ta peaks giidi võtma. Et neid võimalusi on nii palju ja need inimesed, kes neid asju nagu ellu viivad, nemad on professionaalid, et meil ei ole mõtet siin hakata leiutama jalgratast ja mõtlema, et äkki sellest, et see ei õnnestu ja äkki see ei tule välja. Raha on olemas ja tuleb seda lihtsalt kõige optimaalsemalt kasutada, nii et inimestel oleks kasu ja nii, et väliskülalised tulevad või mis iganes külalised tulevad ja ütlevad, et vaadake, Kallaste on teil arenenud, teil on nii tore keskväljak, nii tore promenaad, järg on näha ja nii edasi. Et ma arvan, et võib-olla see on Kallaste arengu suur esimene võimalus ja seda võimalust tuleks anda. Kui see torn on ja jääb ja torn võib tulla hiljem, siis kui keskväljas on juba äge. Lõpuks on kõik õnne. Aitäh! Kas on veel arvamusavaldusi või küsimusi või võime hakata hääletuse poole liikuma? Tundub, et ei ole. Kui ei, siis palun panna see hääletuskeskkond nüüd siia volisesse üles ja palun siis volikogu liikmetel hääletada projekti asendamise või projekti tee asendamise poolt vastu või jääb erapooletuks. Palun. Ei ole hääletusvõimalust puudub. Mine töökoha peale. Ei ole kuskilt minna. Arvate meile, kes on meile räägitud. Kes ta tahtis koolu või ta enne koolu tuleb? Ega lehtid ei maksa neid kokku hoida. Kõik on hääletanud. Nii kui tean. Nii ainult üle seda tulemust ei näita. Kuskil. Hääletus on lõppenud selles päevakorrapunktis tulemusega 16 poolt, 4 vastu ja 1 erapooletu. Ei hääletanud. Just ei hääletanud. Seega siis on see otsus sellisel kujul vastu võetud. Aitäh! Ja liigume päevakorras edasi. Ja päevakorra siis järgmine punkt on teises maailmasõjas langenud mälestusmärgi eemaldamiseks nõusoleku andmine ja ettekandjaks on määritud mind. Ja ma teeksin siis lihtsalt ühe lühikese sissejuhatuse, et kust see siis üldse päevakorda meile niimoodi tuli. Nimelt siis saadeti Valga Riigikantseleist kiri, kus on selgitud juures, et Vabariigi Valitsus on 9. juunil võtnud vastu otsuse, millest lähtuvalt moodustas Riigikantselei töörühma, mille ülesandeks oli siis vaadata avalikus ruumis asuvate okupatsioonivõimu sümbolitega kaua tähistatud
otsendamine neutraalselt tähistada, mis on seal kirjas. Näiteks see kiri siis saadeti meile Riigikontrollist. Ja siin algul siis öeldakse, et praegu siis käib jutt konkreetselt siis Kallaste linnas, Kallaste pank 1 aadressil siis asuval siis katastri tunnusel asuva mälestusmärgi osas ja palutakse siis valla nõusolekut selle mälestusmärgi eemaldamiseks ja nõusolekut siis hiljemalt 15.01.2023 kuupäevaga. Ja seetõttu siis ongi see teema meil siin täna päevakorras ja siis saame hääletada, kas me siis anname nõusoleku või mis see teeb. Nii et palun, kes sõna tahab? Ametlik elanikele inimeste kaotusi ja avaldusi momendi võõrdamise kohta pole vaja, kuigi info internetist kättesaadavana. Ja kuna sina on vaadatud linnast ja nende suureste nimed, kellel muide osa süüdült maha lasti, seda palun teostada kõike võimalikult hoolega. Ja ühiskaua ümber matmise kohta kaasata varaosused säilitades surmaajal lahkunud linnastel Andres Kallas. Et see puudutab... See ei ole täna ei, ma lihtsalt, ma kommenteerin juurde, et selle volikogu materjali meil oli juurde. Ja ei, seda kujustab objekti, et täna me käsitleme, kuna see kirike pöördumine tuli ainult siis selle keskpangu üks. Liina, kas selle kuju kohta tuli sulle arvamisi? See on meie elanike palve, mitte minu, jah? Ei, kuju kohta küsin, jutu kujus. Kas selle kohta oli sul mingi ettepaneku? Ei ole ka. Selge. See ei ole maalt pedagi. Nii, aitäh, kas on veel, kes soovib midagi? Palun. Külli, väga hea. Sinu mõte oli väga hea, ma 100% pooldan seda, see käteta poiss võiks seal teemaldada ja selle asemele täpselt võiks seoses selle promenaadiga rajada sinna Kallaste keskväljakule tulevikus, ükskõik kuna, aga tulevikus Kallaste ajalugu käsitletava välisekspositsiooni. Väga hea mõte. Tegelikult see sama, me ei tea, mis nimed sinna peale pandud on ja kuidas nad surma said ja kes need pandis, et see ei ole oluline praegu, aga just, et see keskväljaku siis ehitamisega, moodsaks tegemisega, sellega võiks ta kaasneda ikkagi Kallaste ajalugu käsitlev välisekspositsioon, kus on ta võib-olla ära märgitud, kindlasti mingid nimed ei peaks seal olema, aga sündmuste jada, mis seal Kallastel juhtus või mis seal toimus teise maailmasõja, kuigi lahinguid seal vist nagu maailmasõja ei toimu. Et selline asi võiks, kas siis selle asemel, mina seda ei tea, see ei ole üldse oluline, kas ta konkreetselt selle asemel on, aga väga hea mõte küll, see on 700 punkti selle eest olemas. See oli eelmine. Ja ma omalt poolt enne, kui me asume hääletama, ka kinnitaksin selles mõttes üle või räägin üle volikogu liikme poolt siin enne tehtud ettepanek või tähelepanu juhtimine, et seda tehtakse väärikalt ja austavalt ja seda on ka Eesti riiki tegelikult välja öelnud, et seda ka täpselt niimoodi tehakse, et see konkreetne siis kaldapealne mälestusmärk oma kunstiväärtust läheb muuseumisse ja toitluskohas on siis maetud, see ei puuduta mitte ainult meid, eks ole, mis toimub niimoodi, et kus kohas on ühisaulad, siis need säiled päevatakse välja ja maetakse väärikalt ümber ja tähistatakse. Ei ole sinna numbri suunas sõna.
kas soovite sõna? Julia, kas oli? ja Liina tahan. Seal punktis 2 on kirjutatud, et tasuta üleandmine Eesti Kunstimuuseumile. Et minu ettepanek, et oli selline pakkumine, et anda nagu Koiule siia kunstimuuseumile, et tasuta anda me pärast ikka jõuame. Aga kui me soovime seda kallast arendada, et me võime pärast seda kunstniku ekspositsioon panema endale muuseumis sinna kallastele. Et tasuta üle anda me jõuame küll, aga minu ettepanek ja et anda Koiule, et mitte kuskil meie saalis, ütleme, hoius, aga seal. Ja siis me pärast, kui me teeme seal kallaste arendust, siis paneme seal muuseumis või midagi veel, et see oleks kallaste elanikud ka jäänud. Aitäh. Aitäh. Kas soovib keegi veel sõna? Ma võiks seda ettepanekut selles mõttes kuidagi kommenteerida, et ta kindlasti ta läheb seal Eesti Kunstimuuseumis eksponeerimisele ja kohe, kui ta on siit ära võetud, siis ta sinna ka viiakse ja eksponeeritakse. Ma palun, et see sõna ümber ehitada, mitte see tasuta üleandmine, vaid see nagu Koiule on. Et pärast meie vald saab selle tagasi võtta endale muuseumise. Kas see sõna... Kuidas jääb olla? Ma kommenteeriks seda lihtsalt selliselt, et üldjuhul sellisel puhul hakkab seda kuju kaitsma muuseumiseadus. Et ta saabki museaaliks ja selle museaali eest vastutabki siis see muuseum, kuhu ta läheb. Alati on võimalik teha kokkuleppeid, et see muuseum deponeerib selle teise muuseumisse, samal ajal kokkulepet teha, kuidas neid säilitakse. Ega ta kuskile tegelikult Eestis ei kao, aga sellisel juhul on ka tema säilitamine ja vastutus selle eest siis selle muuseumil, kellel on suurem võimekus. Et see mõlemat pidi on võimalik, aga meile oleks võib-olla kergem, teil vahet ei ole, et kuidas me seda teha, sest täna meil ei ole muuseumit, kellele seda anda või on või ei tea. Mina ei läheks ka seda sõnastust praegu muutmisest, et see külli tähelepanek või märkus on tegelikult jumala õige, et alati on neid võimalik sealt deponeerida, kui meil on vastavad tingimused täidetud selles kunstikaies säilimise osas. Sest seadus hakkab seda kohe kaitsma. Jah. Et pigem nii, kui meil tekib plaan, siis me saame seda sealt deponeerida tagasi enda osas, kui me leiame, et mõnda meie muuseumisse seda sobiks. No nii, ma arvan, et see on hästi. Ma lihtsalt mingi korras, et praegu on tõesti, see on kõige suurem ja see on see majandatud tohutu palju. Aga meil on teised teed ju meie territooriumil Poosal, kus käia ja Poosal, kes ju ei ole ka sealt täis, on ikkagi avalikus kohas. No need 2 tükki tulevad ühise No aga see ei ole tänane teema. See ei ole tänase teema. Midagi ei olnud meile. Ei ole. Võtame ühese korraga meile. Aga korraga kindlasti, et ta jääks tähelepanuta. See jäägi, ei uuesti poliitiku. Selles materjalis oli sees, mis oli selle punkti juures materjali lisad. See poliitikud juures olid need sees. Ja karvestavad selle. No nii, aitäh. Lähme hääletama. Paneme hääletama selle. Et siis otsustame siis, et see siis poolt vastu erapooletu selle nõusoleku andmise osas. Kas see siis toimub täielikult riigi kulul? No, ma kardan, et meil tuleb kuidagi kulud. Sellest aastakirjas oli, et praegu... Ta peaks minema. Aga riigi ei ole usaldatud. Keda sa veel usaldad? Tasandusfondi nöögib siin iga päeva. Riigi mehena ei ole midagi muud usaldada, vaid oma riiki. Tasandusfondi igatahes nii ei nöögiks vanasti päeva. Ja siis ütlevad, et palutab ellu. Hääletus on lõppenud. Ja nii.
ja volikogu siis toimub 25. jaanuaril. mis tähendab seda? See on kolmapäev.